Ja, alustame siis või. Saan olnud rohkem meile liitu. Tere päevast kõigile. Et ei pidanud see, et viimane volikogu oli. Aga mis seal ikkagi oli väga tore. Kas keegi sööb sõna kõigepealt? Ja küsimus tegelikult liinde. Kas me peame seda niimoodi kiirkorras nagu menetlema, et järsku oleks võinud jätta selle uuele volikogule menetlema selle volikogu? Kiirkorras menetlemine sellega seda, et vaide menetlus tuleb läbi viia 10 päeva jooksul selle vaide saamisest. See tähendab, et oleks pidanud vaide lõpetama 9. novembril. Tegelikult otsusi selle kohta, kas rahuldada vaide või mitte rahuldada vaide. 9. novembril. Vaide saamisest 10 päeva, mitte kalendripäeva jooksul. Haldusorganil, kes vaiet menetleb, on õigus vajadusel seda vaide menetluse tähtaega kuni 30 kalendripäeva pikendada. Meil on valik, kas 9. lahendada vaide või öelda, et me pikendame tähtaega käesoleva juurde. Ma küsiksin edasi, tegelikult me ise oleme, kas või siin eelmisel volikogul tuli ju välja, et planeeringute algatamise ja mitte algatamisega rikkunud igasuguseid reeglid, eks ole, kus meil oli aega laialt käes. Et nüüd, kus meil on sisuliselt volikogu oma mandaadi kohe ammendumas või ammendanud ja me näeme, et siin inimesed ei ole väga reipad siin kohal, et minu arvates oleks üsna mõistlik, kui me praegu ka nagu pikendaksime ja jätaksime selle oma mandaati uuendanud volikogule kogu selle teema lahendada. Selles mõttes, kui lihtsalt panna need vaekausil, et me ennem tegelikult oleme ilma igasuguse sellise korrektsuseta lihtsalt jätnud tegemata planeeringu algatamised ja venitanud üldse mitte põhjendades, siis kui aega laialt käes on. Ja siis nüüd ei ole ju mingisugust probleemi, samas kui volikogu on alles oma mingisuguseid otsuseid siin teinud tegelikult kuu aja jooksul sisuliselt. Et miks me peame nüüd nii kaangesti rabelema, et pikendame siis veel ja teeme siis need otsused teeme oma mandaat uuendanud uus volikogu. Ma korra küsin, aga täna ütlen siia vahele siis vastuseks Jaanusele, et täna tegelikult päevakorras ongi vaide menetlemise pikendamine, mitte vaide menetlemine. Et seda otsust saabki teha ainult volikogu, et seda menetlust pikendada. Tähtaja pikendamine. Tähtaja pikendamine, just nimelt. Kui see nimed oligi, ma mõtlesin, et ma hakkame kohe vaiet menetlema. No, minu meelest ikka saadeti ju kõigile info. Ei, okei, sorry, siis ma olen tähelepanu. No ma ei arva, et see tähelepanematu oled, aga täna ei ole vaide menetlemise päev kindlasti mitte. Täna on vaide menetluse pikendamine. Selle juurde me juba tegid ettepaneku pikendamine. Nii, kõigepealt me peame päevakorra kinnitama, kes on sellise päevakorra poolt, et päevakorras on üks punkt ja siis saame veel sedasi minna. Kes on poolt sellise päevakorraga? Nii, saalis on kõik poolt, veebis on poolt Tanel, Pipi-Liis, Vitalit ma ei näe praegu, Elarit ka ei näe, Vitali on poolt, Elari poolt, kõik on poolt. Kõik on poolt. Sellega on päevakord kinnitatud. Ja päevakorras on üks punkt, vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine. Ettekandjaks olen siis mina, kuna volikogu vaie on tulnud volikogule. Türi vallavolikogu võttis 28. augustil 2025 vastu otsuse number 36, millega otsustati lõpetada Türi vallavolikogu 26. jaanuari otsusega number 9 Türi vallas tuuleparkide ja nende toimumiseks vajaliku taristu püstitamiseks algatatud kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonna mõju strateegiline hindamine. Antud otsus tehti Minder Baltic OÜ-le teatavaks 2. septembril 2025. Minder Baltic OÜ esitas antud otsuse peale vaide. Haldusmenetluse seadusest tulenevalt on Türi vallavolikogu haldusaktide peale esitatud vaideid läbivaatamaks vallavolikogu haldusaktide peale esitatud vaideid läbivaatamaks ning vaideid lahendamaks haldusorganiks Türi vallavolikogu ise. Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul, arvates vaide esitamisest vaide läbivaatavale haldusorganile. Vaied läbivaatavale haldusorganile.
arvestades Türi vallavolikogu istungi kokkukutsumisele ja tegevusele kehtestatud nõudeid, samuti vajadust täiendavalt tutvuda vaide esitaja seisukohtadega, ei ole 10 päeva jooksul võimalik vaiet menetleda. Arvestades eelmärgitud, teen ettepaneku pikendada esitatud vaide läbivaatamise tähtaega haldusmenetluse seaduse paragrahv 84 lõige 2 alusel 30 päeva võrra. See on maksimaalne võimalus, siis need 30 päeva võimalik pikendada. Et sellisel juhul meil on 2 võimalust. Kas me teeme siis selle volikogu koosseisu puhul volikogu istungi vaide menetlemiseks või otsuse tegemiseks või lahendamiseks, vaide lahendamiseks. Sest tähtaeg sellisel juhul oleks 8. november. Milleks peab olema vaide lahendatud. Kas on küsimusi? Hea olemus. Ma just korda oma ettepanekud siis. Jah. Pikendada. Panen siis hääletusele. Natuke selgituseks, et meie koosseisu volitused on nüüd 25. oktoobrini. Et meil tegelikult on võimalik kokku kutsuda veel volikogu selle vaide lahendamiseks. Sellisel juhul peaks see olema siis enne 20, kas siis kuni 24-ndani, 23-24 umbes. Reetist ikka nii kaua kehtib, kui vana volikogu uut ei ole. Jah, kas täpsustada, et see on selline esialgne hinnang selle kohta, et korrasid räägib veel, et hääletamine viimane valimispäev on 19. oktoober, 20. oktoober vaatab valla valimiskomisjon protokolli üle ja loeb teist korda hääled. Pärast seda tuleb ära oodata vaideaeg. Üldjuhul on vaideaeg 3 tööpäeva, juhul kui esitatakse valla valimiskomisjoni asjade peale. Ja siis hakkavad volikogu volitused jõustuvad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Ehk meie põhimääruse järgi mina valimistulemuste otsuse avalikustan Järva Teatajas. Järva Teatajas on 25. see on laupäevane päev ja volitused algavad välja selle avaldamisel järgnevast päevast, et kõige varasemalt saab uus komisjon oma volitused 26. Kui tekivad vaided ja kui vaidele tuleb menetlus, siis see menetlus läheb edasi. Või üks asi. Ehk siis ma küsin, et päriselt on ju niimoodi, et ega vald ei saa ühtegi päeva olla ilma volikogusid, et kui ei ole uuel volikogul volitusi, siis on kõik need samad volitused olemas vana volikogul. Jah, et siis ka selles mõttes, et nii kaua, kui kehtivad vana valimis. Välja kuulutamiseni, et kui ei tule. Nii kaua, kui ei ole lihtsalt täpselt, et ilma volikoguta ei ole ühtegi päeva. Ei, seda küll, jaa. Aga volikogu koosseis tuleb. Võib olla ka teoreetiline võimalus, et seda lahendab see volikogu, aga võib olla ka nii, et uuel volikogul pärast esimest istungit, kui on valitud volikogu esimees ja aseesimees, tuleb kiiresti 4 päeva jooksul kokku kutsuda uus esimene istung, kus ta peab seda vaiet menetlema. Seda ma tahtsin just lisada siia. Teoreetiliselt võib ta samamoodi rikkuda korda, nii nagu me siin oleme juba rikkunud seda sinna. Mitte menetlust. Nii, aga panen kõigepealt siis hääletusele selle, kes on selle pool. Jah. Kuidas nüüd sõltub sellest, kui palju volikogu koosseis muutub, kas ta on reaalselt võimeline kujundama mingisuguseid seisukohtasid? Minu arusaamist mööda siin peaks ikkagi siis vana valitsus ette valmistama sõltumata sellest, kas otsustajaks jääb uus volikogu või vana volikogu, ette valmistama alternatiivsed otsused. Ütleme, eks ole, et tühistada see lõpetamine või jääda selle lõpetamise juurde. Ja siis peaks, et oleks võimalik seda asja natukene hoomata, siis peaks need vähemalt praegusele volikogule, ütleme, laiali saatma võimalikult kiiresti, et suudaks nagu otsustada see nüüd, eks ole, et nii oluline küsimus panna
kohe uuele volikogule. Kas, millal muutub volikogu otsustusvõimeliseks? Sellest hetkest, kui tema volitused saab. Nii, ja tema saab oma volitused. Just äsja ütlesin, et oleneb sellest, kuidas valimistulemust ja välja... Ei, seda küll, aga ütleme esimesel volikogu istungil. Esimesel volikogu istungil saab olla, selle kutsub kokku vallavalimiskomisjoni esimees, seal saab olla ainult 2 punkti. Esimene ja aseesimehe valimine. Ja need hakkavad jõus otsustamise hetkest. Ja siis tekib variant, et kokku kutsuda. Ma ei tea, kas... Keitema see, et 4 päeva enne materjalide päevakorda just. Siin peab ilmselt tegema panus ikkagi sellega, et tõenäoliselt peab vana volikogu seda otsustama. Aga see ei ole väga suur mure praegu. Kuidas? See ei olegi isegi väga suur mure praegu. Ei minul on nii palju muret küll, et kui peaks otsustama, et oleks need materjalid nii-öelda õigel ajal käes, et ma hoomaksin neid. Jah, et aitäh, aga ma tahtsin just selle juurde ka tulla, aga panen kõigepealt hääletusele, et kas me siis pikendame seda jah, arvestades eelmärgitud teen ettepaneku pikendada esitatud valide läbivaatamise tähtaega haldusmenetluse seaduse paragrahv 84 lõige 2 alusel 30 päeva võrra. Kes on selle ettepaneku poolt, palun peale märk korda? Saalis on kõik poolt ja veebis on Vitaalit ei näe, ülejäänud poolt. Vitaalit on poolt, kõik on poolt. Nii, kõik on poolt. Sellega on menetlemise tähtaega pikendatud 30 päeva võrra. Ja nüüd ongi see probleem, et mis me siis teeme, et kas me, kui see vaie tuleb lahendada hiljemalt 8. novembriks, siis meil on üks võimalus see, et hiljemalt 24. oktoobril kutsuda kokku volikogu sama koosseis ja vaie lahendada. Või jääb uuele volikogule. Me ei tea täna, millal see uus volikogu tööle hakkab. Aga mina sel juhul teeks teisele ettepaneku veel selle, et Türi vallavalitsus koostaks vaide otsuse eelnõu ja siis vallavolikogu otsustab selle eelnõu peale. Üle. Jah. Tegelikult on ju nii, et puhtalt juriidiliselt need tähtajad on tõesti nii, nagu te siin räägite, aga puht sisuliselt, poliitiliselt on see asi nii, et minu arvates vana kohe lahkuval volikogul praktilisest küljest lähtuvalt või ütleme sellist puhtpoliitiliselt poleks nagu mandaati väga otsustada minu arvates ühte ja teistpidi. Üks asi on see bürokraatia pool, see täpne tähtpäev, aga teine asi on ikkagi see mandaadi küsimus, et ei ühte ega teistpidi, et võib-olla oleks mõistlik ikkagi, kui selle otsuse teeks ikkagi uus volikogu, siis on tal ka vastav mandaat ja see on minu arvates tähtsam kui see, et see bürokraatliku poole pealt see läheb üks päev üle siia või sinna. Ma kordan veel kord, et me oleme tegelikult ilma ühegi sunnita, ilma ühegi tähelepanu juhtimiseta siin eelmise volikogu istungil tuli see väga hästi välja igasugused tähtpäevad üle lasknud, nüüd me oleks pidanud otsustama, kas planeeringut algatada või mitte, me lihtsalt lasime selle üle. Ma isegi selgitusi jaganud. Sel juhul praegu hakata kiirustama nüüd vana volikogu ja tuua põhjuseks need bürokraatlikud tähtpäevad, minu arvates see oleks korrektne. Mina arvan jälle, et me saaks, kuna see on meie volikogu teema, et meie koosseisu teema, et saaks selle nagu lahendatud. Ja palun. Üks alternatiiv oleks minu arust veel venitada asjaga, mis tähendab seda, et see volikogu tühistab selle lõpetamise otsuse ja siis jääb uuel volikogul võimalik kas sellega minna edasi või siis uuesti lõpetada kõnesolev planeering. See jätab planeeringu tegemist või venitab nagu 6 aega edasi, kui uus volikogu tahab lõpetada seda. Iseenesest me enda seisukohta nagu jagame tegelikult, aga päriselt seda sama juttu me rääkisime siin, vähemalt mina rääkisin seda sama juttu siin ju augustis tegelikult. Täpselt see sama juttu, täpselt sama põhimõtte alusel,
et kas me peame siin nüüd enne volikogu lõppu niimoodi nagu otsustama, et nii võiks selle teha nagu uus volikogu, et selles mõttes ma seda enne seisukohta jagan, aga päriselt on see, et praegu minnakse valimistele, kellegi jaoks on see nagu võib-olla esimene teema üldse, ma olen aru saanud, millega valimistele minnakse, kellegi jaoks mitte. Eks me siis näe, kuidas uus volikogu mandaat kujuneb, missuguste lubaduste ja missuguste põhimõtete peale hääled antakse ja siis selle järgi siis saab ka see olla, sest siin ju tegelikult praegune vallavalitsus kogu aeg deklareerinud, et see otsus on poliitiline ja miski võib-olla isegi mitte niivõrd muu kui lihtsalt poliitiline, et selles mõttes kui seda asjagi käsitleda poliitiliselt, siis täpselt nii ongi, et las siis tegeleb sellega uuendatud valikogu oma uuendatud poliitilise mandaadi piirus. See on äärmiselt loogiline. Nii, veel arvamusi. Mis veebis arvatakse? Me peame ikkagi nii... Võib-olla mina siis tohib, jah? Jaa, palun. Et ma siis arvan ka, et kui me oleksime siin tahtnud praegu vaiet lahendada, siis me oleksime võinud koguneda selle vaide lahendamiseks, mitte selle pikendamiseks. Ehk et minu arvates see koosseis ei ole enam ilmselt see, kes peab selle asja otsustama, kuidas selle asja minnakse või ei minna. Nii et minu arvates olen omalt poolt siis nüüd teinud kõik, nii et eks siis uus koosseis otsustab. Jaa, aga minul ikkagi on kuklasse tähtaeg see 8, et kui me selleks ajaks uut volikogu kokku ei saa, kui me oletame näiteks, et sealt tekib vaie. Jaa. Aga kui ta nüüd 3. või 4. kord, et tegelikult meil on kogu aeg olnud tähtajad kohtus. Kas algatada, planeerida, mitte algatada, me ei ole seda nagu millekski pidanud tegelikult jooksva tavalise valla töö käigus. Et selles mõttes, kui me seda ei ole nagu enne tähtsaks pidanud, siis nüüd enne valimisi on see nagu muutub veel vähem tähtsaks tegelikult. Et me oleme seda põhimõtet enne rikkunud. Ja see ei ole olnud korrektne ja sellest oli ka eelmisel volikogu isegi juttu, et see ei ole olnud korrektne asjaamisviis. Et see on palju suurem möödavast kui see, et valimiste vahetusel või volikogu koosseisude vallavalitsuse vahetus toimub niisugune nihe siin mõni nädal või kuu aega, siis see on ikka, see ei ole väga oluline minu arvates rikkumine. Jaa, Ain. Mul on küsimus üle. Teatavasti paljude asjadel, kus antakse tähtaegselt näiteks arvamus avaldada ja kui tähtaegs ei ole seda teinud, siis loetakse, et olete nõustunud selle asjaga. Kas siin selle vaidega, kui volikogu ei võta mingisugust seisukohta, ei ole mingit põhimõtet? Just tahtsin just seda sama küsida, et kas me liigest, et kas meil tekib sellest probleemi. Vaide menetlus lõpeb vaide otsusega. Meil on valmismenetlus Jaa, Maarja. Aga kas niimoodi ei ole, et kui me näeme, et mingil põhjusel uue koosseisu väljakuulutamine hakkab venima, et siis me kutsume kokku vanavolikogu? Et me läheme nagu sellega, et kõik läheb hästi, tuleb uus volikogu ja otsustab ise, kui me teda lükkame. Aga kui midagi seal juhtub, siis me jõuame siis vanavolikogu kõigi kutsuda näiteks kokku, kui seal mingi viivitus tekib mingil põhjusel. Kui sellel volikogul on volitused, siis selle volikogu töökorra otsustab valimis või volikogu esimees kutsub istumine kokku. Kui 25 hakkab sel pool midagi valesti ei ole veel võimalik kutsuda, siis me saame kutsuda vanaga kokku. No siin eelmistel valimistel väga pikalt võttis aega e-hääletuste vaidluseks, see kõikide omavalitsuste puhul sellise. Kui ei ole sellist vaiet, mis puudutab kõiki omavalitsusi, siis sõltub sellest, kas selle kohaliku omavalitsuse valimiskorralduses on esitatud vaideid või kaebusi. Ja siin mängib ilmselt rolli ka see volikogu kokkukutsumise tähtaeg, et mitu päeva ennem ja siin kehtib jätkuvalt 4 päeva enne. 4 päeva enne tuleb kokku. Ma ei jõua mida kokku kutsuda tegelikult. Me olen 30 päeva, praegu oli 30 päeva edasi, eks ju, 6. umbes novembrini. 25 selgub midagi valesti, siis me kutsume vana kokku, lihtsalt me jõuame seda näha. Põhimõtteliselt võib ka selline olema, jah.
vallavalitsus arvab? Ma saan aru, et me sellega oleme nõus, et vallavalitsus teeb selle eelnõu meile, et volikogu ise ei tee selle vaide lahendamise eelnõu. Nüüd on ju vallavalitsus alati teeb kõikide eelnõu tahes ühel või teisel nädalal. Neid eelnõusid on väga vähe, mida välistab tegelikult volikogu. Nii. Kui tohib, kuna küsiti vallavalitsuselt ja kuna ma olen selle teemaga tegelenud, siis võin öelda, et ükskõik kumma koosseisu ajal kutsutakse, me oleme valmis selle eelnõu ette valmistama. Ma saan aru, et saavad ka kõik täna siin volikogu saalis olevate saadikute volinikud aru sellest, et siin on natukene määramatust ja on valmis selleks, et volikogu esimees 4 päevas ette teatamisega kutsub selle vajadusel kokku. Et me näeme, kas tekib uue koosseisu kinnitamisel mingeid takistusi või mitte, aga meie oleme põhimõtteliselt valmis ka 24. viimane kuupäev sisuliselt, et materjal ette valmistada. Aitäh. See valitsus toimib ju kuni uue valitsuse paika määramiseni. Et ülimalt tõenäoliselt, kui see vaide kohta otsus tuleb vastu võtta, ka siis, kui see koosseis ei võtab uus koosseis vastu, siis reaalselt valmistab selle ette ikkagi tänane vallavalitsus. Ülimalt tõenäoliselt ju reaalselt on võimatu, et uus vallavalitsus selle ajal on olemas juba. No tõenäoliselt vaide valmistab ette vallavalitsus. Ja kui uus koosseis... Mida? Vaide otsuse eelnõu. Jah, otsuse eelnõu, jah. Vabandust. Et kui nüüd jätta järgmisele koosseisule ja kui see järgmine koosseis oletame kinnitatakse alles kuskil 3.–4. november näiteks, kui seal on mingid omakorda vaided, siis meil ei jää mitte mingit aega uuel koosseisul. Siis ongi see võimalus ainult, et siis kutsuda kokku ikkagi vana koosseis. Ja. Ma kordan veel, et see on oluline ikkagi see poliitiline põhimõte kui selline, see on tähtsam kui see bürokraatia või see, et minu arvates vana volikogu ei peaks nagu rabelema kindlasti teha ära seda otsust sellepärast, et mingi tähtaeg kukub, kui samas volikogu mandaat on uuenenud. See on minu arvates oluliselt põhimõte, poliitiline põhimõte ühe väga selge poliitilise eelnõu puhul on väga oluline põhimõte see, et seda teeks siis tegeliku mandaati oma volikogu, see on tähtsam kui see bürokraatlik tähtpäev. Ma kordan veel, me oleme tegelikult, ma ei tea, mis põhjust, aga me oleme tegelikult venitanud ja rikkunud neid tähtaegasid, kas see sama planeeringu algatamise eelnõu puhul või vastamise puhul sellega, oleme neid asju kõiki rikkunud juba, et praegu oleks see lihtsalt ebakorrektne või ebaeetiline isegi poliitdemokraatia mõttes lihtsalt. Hakata rabelema siin igal juhul nagu seda otsust kuskilt saada. See ei ole korrektne lihtsalt. Et me praegu ei pane seda kuupäeva paika siis. Vaatame jooksvalt, kuidas. Ma ei saa väga sisuliselt, et see protsess ei lõppe niimoodi selle vaide vastusega või see läheb edasi. Siin kõik selle järgmise volikogu koosseis. Et ühesõnaga, praegu on ülesanne vallavalitsusele seda vaide lahendamise eelnõud koostama hakata ja siis jooksvalt vaatame, kuidasmoodi need asjad lähevad valimiste ajal. Ja siis sellest lähtuvalt kutsun kas siis mina kokku või siis järgmine volikogu esimees juba. Et siis ta jääb nii. Jah, selge. Ja siis peaks olema reaalselt tulema kaks eelnõud. Jah ja ei eelnõud, mille vaja hääletada. Üks eelnõud poolt või vastu. No jah. Kahte eelnõud ei saa hääletada, siis on ju... Tegelikult on kas nõustuda vaidega või mitte. Või mitte nõustuda, jah. Tegelikult. Selles mõttes... Aga mis see otsus see on, kui nõustuda vaidega? Tunnistada, et volikogu on teinud vea. Kas tuleks sellisel juhul otsused nõustuda vaidega ja tühistada see lõpetamise otsus? Ja võib olla mitut moodi.
ja kuidas siin tagamada korraldatakse, lihtsalt see, et vaide rahuldamise otsus on kindlasti väiksema tõestamiskoormusega. See, kui me ütleme, et me jätame vaide rahuldamata, siis selles vaide otsuses tuleb kõik vaides toodud argumendid ümber lükata. Et tuleb tõendada, miks me ütleme jätkuvalt, et meie kehtiv otsus ei ole diskretsiooniveaga, miks me oleme sellel seisukohal, et praegu ei ole veel see koht, et oli küll see koht, kus Türi vald sai otsustada selle lõpetamise, et ta nägi juba etteruttavalt ette need asjad, et milles need ettenägemuslikud asjaolud siis ta seisab, et tuleb võtta vaie ette ja kõik vaides toodud argumentidele tuleb teha vastuargument. Et me peame jõudma selle vastuargumendiga sinnamaani, et see vaie ei kuulu rahuldamisele, sellepärast et meie esimene otsus on tehtud õigesti, õiguspäraselt, õige kaalutlusega ja vaide esitaja seisukohad ei päde. Kui me otsustame vaide rahuldada, siis piisab sellest, kui me viitame vaides olevatele asjaoludele, kaalunud, uurinud, nõustub haldusorgan, et vaide esitaja seisukohad on asjaomased, põhjendatud, mistõttu Türi vald oma otsus tunnistab kehtetuks. See vahe on, et selles mõttes küll, et kui näiteks valmistatakse ette vaide mitte rahuldamine, aga volikogus olevad isikud hääletuse tulemusena jõutakse sellisele seisukohale, et seda vaide mitte rahuldamist ei pooldata, siis tegelikult sellel hetkel puudub ju teine otsus, et vaie rahuldada. Et selles mõttes küll, et kui nüüd pannaksegi vaie mitte rahuldada, kui see läbi kukub, siis peaks olema ju teine otsus, millega vaie rahuldatakse. Siis piisaks ainult rahuldamisotsusest, jah? Et see üle poolt ei vastu. Et samamoodi võtta küsida, et aga miks valitsus ei valmista ette vaide rahuldamise otsust, et kust valitsus võtab nagu selle õiguse, et ta valmistab ette mitte rahuldamise otsuse. Et kas ta annab praegu delegatsiooni, et me peame ainult mitte rahuldamise otsuse ette valmistama? Sisu on ju see, et kas rahuldada vaie või mitte rahuldada ja see vaide otsus peab olema niimoodi ära põhjendatud, et kui sellega minnakse edasi kohtusse, siis kohus vaatab üle, ütleb jaa, sest ega kohus ei hakka hindama esialgset otsust. Kohus hindab siis vaide otsus. Kas vallavolikogu vaide otsus on kaalutlusvigadeta või mitte? Kas ta on arvestanud kõikide vaides toodud asjaoludega, kas ta on need ümber lükanud, kas ta on usutav, ta ei hinda muud asja. Et siis minu nägemust järgi ei saagi olla, kui tulebki läbi mängida kaks asjaolu. Täpselt nii. Aitäh, nii. Selgus maadel. Aga selge, aitäh siis tänaseks sai otsus tehtud ja rohkem meil täna päevakorras ei ole.